lõputu mäng siis sildade ehitamine sise- ja välismaailma vahel. Mikrokosmos, makrokosmos, elemendid, looming, energia väljaspoolt ja siis kuidas sissepoole läheb sinna mikrokosmos, sisemaailm. Eks see meditatsioon, religioossed printsiibid, kõik nad üritavad siis nagu siluda seda ühtset maailma näha. Aga ikkagi samal ajal on selline eraldatus, et kui sul sisemaailm, siseelu, sisemaailma elu, sa ei näe seda või sa ei näe need momente, seal ei oska näha, eks ei ole eeskujusi või huvi või siis kõik välismaailma avaldumised, seda kõik räägivad. Isegi kui nad on väga head, justkui, et ma ei tea, on palju rikkust või on ilus ilm või oled hästi ilusa kehaga või hästi tark, siis ikkagi ta nagu rahulda hinge. Sest saatana pakti või sinu sisemaailma mikrokosmose siis kuningriik on avastamata või teadustamata. Et sellepärast öeldakse teadus, et see tähendabki, et sisemaailmas on sul õiged arusaamad, õiged realiseeringud, oled kogemustest õiged järeldused teinud ja siis välismaailm automaatselt võtab siis, kas ta 100% materiaalses maailmas, me ei saa öelda, et võtab ilusama vormi, aga sa näed nagu asjade taha seda ilusat alget, eks ju, umbes, et keegi teeb ai-ai-ai sulle, aga sa näed, eks ju, miks ta ai-ai-ai tegi sulle, eks ju, sa võib-olla reageerid sellele ai-ai-aile, võib-olla hoiad distantsi või aga sa nagu armastad sisemiselt teda edasi ja mõistad, eks ju. Et eks need vaimne sõdalane võib-olla on ka see, et sa kaitsed, üks asi on see, et Jumal kaitseb meid, emake loodus kaitseb, et me oleme väiksed ja väetid, meil on vaja lapsepõlves ema-isa kaitset, sotsiaalset kaitset, et tervis oleks hea, tervisekaitset, toit oleks tervislik, kõik. Aga ütleme, et selline sisemaailma kuningriigi sõdalane oled sina, kes sa pead kaitsma jälle ja jälle need väljakutsed, mis see välismaailm ja siis see kahesus siin praegult teeb, eks ju. Iha, viha, kadedus, need omadused, et kuidas siis jääda, isegi kui sul on kehal ebamugav, psüühikal ebamugav, keegi ütles halvasti, kuidas ikkagi sisemiselt ja sisemaailmas kuningriigiks jääda selliseks heaks sõdalaseks ja kaitsta, vastupidi ühes raamatus ka, huvitavas raamatus seal see kõrge hing, kes oli ka siis suured üleelamised, siis ta nagu jõudis jälle huvitavasse oma sellisesse spirituaalsesse realiseeringusse, et enda sees kaitsta siis nagu Jumalat, et on nagu veedades hing ja ülihing, eks ju. Ja see hing ei ole lahus jumalikust, algsest igavesest Jumalast, eks ju, ta on lahutamata osake ja siis hinge kõrval on veel ülihing. Et kaitsta sise maailmas ja kuningriigis läbi oma emotsioonid, tunnete, arusaamade, mõtete, motivatsioonide, läbi kõige selle, seda ilusat ja puhast ja üllast, eks ju, ja püha, eks ju, jumalikku. Et headus võidab, kõik on head, kõikide asjade taga on ikkagi see hea Jumal. See kõik paistab hästi sentimentaalne, aga kui sa vaatad sügavaid realiseeringuid ja pühakirju loed sügavamalt, siis seal on nagu väga tugev teaduslik, tõestuslik siis põhi all. Nagu karmaseadused, eks ju, et kui sul juhtub ai-ai-ai, siis see nagu võid ju pahandada ilma peale, riigi peale, lähedase peale, tähtede seisu peale, võid nagu seal suusatada, aga seal nagu kogu aeg kõik muutub, seal on nagu nii üles-alla. Või sa siis näed selle taga siis seda algset igavikulist, läbi palve, läbi alandlikkuse, läbi tänulikkuse tuleb see ikkagi informatsioon lõpuks kohale, et miks on asjad nii nagu on. Isegi kui nad on hästi valusad ja ebamugavad ja kurvad ja julmus ja mis loomadega tehakse, mis emakese loodusega tehakse ja mis on suhetega ja mis lastega tehakse. Ja kõik see asi, et mis on selle taga. Jah, eks selle taga on see, eks ju, see hankar, see samastamine ja ekspluateerimine ja see võimalus, mis meil on antud, proovida mängida Jumalat olla selles illusioonis, mis on täiesti absurdne. Kui see on natukene nagu Jumal kingib sulle loogikat ja kogemust, et kuidas me oleme lahutamata osake ja sõltuvad kõigist ja kõigest. Ja ainuke variant on siis saada aru, mis on nagu igavesed, puhtad, kõrged omadused ja väärtused ja kõrgvaimne kultuur, läbi headuse tingimusteta armastuse siis nagu hoida enda sees seda, kaitsta seda leeki, kaitsta seda jumalikku või siis Jumala kuningriigis olla siis sama see spiritual warrior, spirituaalne sõdalane, kes nagu kaitseb seda armastuse leeki.